Tere sulle, kes sa oled tulnud siia Kaioja Consultingu lehele. Nii, katsume selle mikrofoni kuidagi saada. Käed värisevad. Tulen lihtsalt siia täiesti, no mina ei tea, kus ma selle mikrofoni pean panema siia äkki. Täiesti üksi jagama oma mõtteid teemal naised. Ja panin küll pealkirjaks, et mida naised vajavad. Aga tegelikult ma arvan, et ma rohkem tahaks rääkida sellest, mida naised kardavad tegelikult kõige rohkem. Issand jumal. See on see, kui viimasel minutil tuleb meelde, et mul on ju mikrofon, äkki kasutaks seda. Nii, olen kaaperdanud oma poja toa ja ei saagi sättida, liigume siis siiapoole. Vaatame, kas keegi üldse tuleb kuulama. Ja mul on siin hunnik märkmeid. Ja see tuleneb just sellest, see live sai alguse sellest, et täna toimus mul kliendi kohtumine Paides, 3 erinevat gruppi said seal kokku. Ja tegime ajurünnakut, kutsume seda ka ideede korjeks ning küsisin siis naistelt, millega naised enim abi vajavad? Mis te arvate? Rääkige kas oma kogemusest või sellest, mida te näete enda ümber oma sõbrannade, tuttavate, töökaaslaste pealt. Ja mul on küll selline väike värkvik, aga see on 3 lehekülge kirjutatud täis. Ja kui minu gruppide ajurünnakud toimuvad niimoodi, et on 400-500 grupid. Täna olime siis 3-4 gruppi, küsid ühes grupis küsimuse, sul on 5-6 minutit ja teised siis vastavad, jagavad oma mõtteid ja liigud edasi. Siis ma arvasin, et igas grupis kindlasti tulevad kõik samad mõtted. Aga see ongi see äge nõndanimetatud tarkade klubisse kõndimine, nii me seda nimetame, et tegelikult tulevad hoopis erinevad mõtted. No kujuta korraks ette, sul on üks väga põletav probleem. Küsimus, kuidas olla näiteks rohkem nähtav, kuidas leida endale kaaslast, kuidas ikka olla järjepidev trennides, mis iganes see sinu küsimus on. Ja sa lähed ühte ruumi, kus sul on 15 naist ja nad on kõik 3 gruppides ja sa lähed ühte gruppi, küsid seal, kuulad, mis nemad arvavad, lähed teise gruppi, lähed 3. gruppi. Selliselt meil see ajurünnak toimubki. Ja ma küsisin seal, et mida nad arvavad, et naised vajavad. Ja ma sain nii erinevad vastused. Võiks öelda, et need vastused mind väga ei üllatanud. Samas ma enda vaatenurgast, mis minu elus on toimunud, on mul see koht, et naistel on üks suurim probleem nende keha. Ja asi pole mitte selles, et kõik tahavad olla mingi piitspeenikesed, vaid et aktsepteerida oma keha. Et nii paljud probleemid saavad naistel alguse sellest, et nad ei aktsepteeri oma keha. Nagu öeldakse, et alati tahaks olla 2-3 kilo kergem. Ma ei ütle, et seda ka meestel poleks, aga räägime siis täna ainult naistest, naiste vaatevinklist. Ja uskuge mind, see on mulle endale ka üllatus, et ma olen nüüd nii palju naistele pühendunud, naiste kohta nagu võtan sõna ja mul on praegu ainult gruppides naised. Et nii nagu on. Ma jagan korra oma Facebooki lehele ka. Siis teine asi, mida mina arvasin, on enesekindlus. Et naised tahavad olla rohkem enesekindlad. Ja 3. asi, mida mina olen alati arvanud, on see, et naised tahavad turvatunnet. Ma ise olen arvanud, et minul see teema ei ole, mis mõttes turvatunne, et mul on niigi nagu turvaline. Ja
järjest rohkem vaadates, mis takistused minul justkui elus tee peal on ees, olen ma saanud aru, et assassade. Muidugi on mul selle turvatunde puudus olnud. Ma kunagi ei ole nagu arvanud, et mul on sellepärast vaja suhet, et tunda turvatunnet, nagu mis asja, et selleks mul ei ole nagu vaja meest, et siis ma tunnen ennast turvaliselt, aga kuskil taga taustal on see ikkagi mul tiksunud. Nüüd ma näen, et siia on rohkem inimesi juba tulnud vaatama. Täiega ootan, et te kaasa räägite. Mis on sinu arvates see, mida naised enim vajavad? Millega nad enim abi vajavad või tuge vajavad? Sa võid kirjutada, sa ei pea ütlema, et see on näiteks mingi sinu asi, sa võid lihtsalt jaga, mida sina arvad, et see on. Võib-olla sa näed seda oma tuttavatelt, sa tunnetad iseenda pealt, sest tegelikult nii palju, kui meil on ju naisi maailmas, nii palju on ka arvamusi ja mina arvan, et enamjaolt see, millega naine abi või tuge vajab, tuleb tegelikult sellest, milline on tema elu olnud. Saad aru, on ju? Et kui naisel on kogu aeg öeldud lapsena juba, et mis ta jagab, läheb korda, ta isa-ema on seda kuulanud ja nii edasi, siis tema isegi ei mõtle, et tal on kuidagi vaja selle koha pealt enesekindlust, et ta ennast väljendab. Aga naine, kellel on alati öeldud, et lapsena, et kuule, ole tasa ja mis sina siin räägid ja niikuinii sa ei tea midagi, siis temal on kindlasti vaja tuge sellega, et ta julgeks üldse ennast väljendada ja rääkida. Ja Kristina kirjutab, et naised kõige enam vajavad mõistmist ja toetavat keskkonda. Ma olen absoluutselt nagu nõus, et järjest rohkem ma ka kogen seda, kuidas maailm on ehitatud nagu meeste rütmidele ülesse ja siis me tahame siia sobituda ja arvame, et oh my god, et midagi on meiega valesti. Ja ma ei tee maha ka mehi, ma absoluutselt armastan mehi, mul on 3 poega ja ma täiega fänn, kuidas mehed toimivad ja see on nagu nii äge. Ma lihtsalt hiljuti sain teada, et see oli mingi 93 või 5, ennem seda üldse aasta siis 1993 ei kaasatudki naisi uuringutesse. Ja nii kihvtit üks noor naine, otsige üles mu story, võib-olla täna veel näete seda, jagab, et võib-olla naistel ei olegi midagi viga, lihtsalt neid ei ole piisavalt palju uuritud. Ja muidugi ma tahan kohe siin tuua välja ühe teise äärmuse ka, et paljud naised, kes siis elavad selle tsükli järgi, ehk siis teeme asja selgeks, kui mehed elavad päikesetsükli järgi, et hommikul päike tõuseb, õhtul loojub, siis naised elavad kuutsükli järgi. Kuul on ju kasvav kuu, täiskuu, kahanev kuu, ehk siis kellel 25 päeva, 28, 30 päeva. Et meil on erinev see iga päev kuu lõikes siis saab nõnda nimetatud, võib-olla see tervik kokku. Nii, püüan nüüd mitte liiga kaugele minna, et mul mõte ei kaoks ära. Aga mida ma tahtsin öelda, et kui naine läheb liiga äärmusesse, et issand, et mul on nüüd päevad ja mul on nüüd see ja midagi ei taha teha, poeb selle varju, siis minu arvates see ka ei ole õige. Et arutades neid asju erinevate mentorite ja coach idega, siis ma olen jõudnud tegelikult järeldusele, ja iseenda keha pealt ka, et tegelikult kui naisel on menstruatsiooni aeg, siis on ta täiega väge täis. See ei tähenda, et ma ei tahaks korraks istuda ja seda õrnust tunda, kas kaisutada või istudagi seal teki sees ja juua tassi teed mõnusalt. Aga meie sees on vägi, nii et selle taha ei tasu ka pugeda, et tegelikult see menstruatsioon toob selle väe välja. Ma mäletan enda ajast, kui ma olin treener ja mul hakkasid päevad ja õhtul oli trenn. Uskuge mind, see oli kõige vähem, mida ma tahtsin teha, et minna trenni andma. Aga ma ei saa kellelegi öelda poole päeva pealt, et kuulge, ma ei tule trenni andma, kes mind asendab. Ma läksin ja see trenn oli alati väga võimas ja muidugi ka teadmisega, et ma pärast siis kodus saan sinna teki sisse pugeda ja selle tee juua. Aga ma kunagi ei pugenud selle taha, et nüüd on päevad ja ma tahan siin kuidagi istuda ja nunnutada. Et tegelikult selles kohas naised peitub me vägi, kui me oskame seda kasutada, et tähtis on mitte selle taha pugeda. Ja üks asi veel, enne kui ma nüüd lähen nende lehekülgede juurde, mis ma täna kirja panin, on see, et kui palju on mulle öeldud, et Kai, sa oled nii palju meesenergias ja teed ettevõtlust ja kõike selle pealt, siis
see ei ole minul meesenergias olemine. See on minu oskus, ma nimetaks seda oskuseks, korraldada, mis sõna ma veel otsin, nagu toimetada, toetada, olla kandja ka, räägivad ühed naised, Kehaläte, minu arvates on neil selline lehekülg siin. Ja naised, kes me oleme emad, siis me ju teeme seda palju, me võtame vastutuse, me korraldame, me võtame enda kanda. Ja see on see, mis on teinud minust hea mentori ja samas olnud ka minu jaoks vahel väga väsitav, et ma võtan liiga palju vastutust. See ei ole seotud meesenergiaga. Meesenergia on hästi konkreetne ja otsusekindel, järjepidev, mis ei tähenda, et seda ka meil naistel oleks, kõigil on mees ja naine nende sees olemas. Aga kas me ikka oleme olnud nii palju meesenergias? Võib-olla me lihtsalt oleme püüdnud seda kuidagi jäljendada. Ehk see on asi, millel tasub mõelda, aga ma sellel nii palju ei peatu. Nii. Ja mis tegelikult on mees ja naisenergia, just need ju moodustavadki meid. Nii, Meri arvab, et naised ja mehed vajavad eeskätt usaldusväärseid inimesi nende ümber ja hoidmist absoluutselt. Mehed ju täpselt samamoodi. Kadi, aitäh, oskan välja tuua olulise selle, mida teised ei pruugi näha. Nii. Okei, jätame selle mees ja naise energia juttu mingiks teiseks korraks. Võib-olla siis on mul põhjust jälle siia tulla rääkima, on ju. Aga vaatame korra otsa sellele, mida siis mina olen nüüd selle 7 aasta jooksul, mai lõpus sai mu ettevõtte 7-aastaseks ja mul on teine ettevõte ka, Kai koolitused ka, aga vahet ei ole sellel ettevõttel, tähtis on sellel kogemusel, kui kaua ma siis olen naistega toimetanud ja selle põhjal siis, mida ma olen näinud, kogenud, mida ma ise olen vajanud ja mida siis täna naised jagasid mulle seal kohtumisel. Nii, number 1 asi, mõtteviis. Kui ei ole naisel seda toetavat tuge, kes aitavad kaasa mõelda samamoodi, tema mõtteviisi toetada, siis kaob justkui see tegemise mõtte ära, et midagi nagu teed, aga kui tuge ei ole, mis siit ka teie vastustest välja tuli, on ju, jälle tuli, näe, siin tuge Marika ka kirjutab, siis nagu me ei saa nagu edasi liikuda, on ju. Ehk siis toetus, et püsida selle rajal, mille nagu oled valinud. Ja siit siis armas naine, üks mõte sulle. Kas sa oled ümbritsetud selliste inimestega, kes toetavad sind, et sa lähed mingi võib-olla natukene hullu ideega ja sulle mitte öelda, et järgmine luulu sul, vaid et hoopis, et kui äge, mis sul on plaan, et seda ellu viia, kuidas mina saan toetada, et seda ellu viia. Ja siit kohe teine mõte, et kas sina, kes oled siin kuulamas, ise oled selline toetaja, kas oma sõbrannale, vanemale, oma õdedele, vennale, ükskõik siis on ju kellele, et kas sina ise pakud sellist tuge. Ehk siis see, mida me nagu teistelt ootame, meie saame alati ise esimese sammu vastuda, pakkuda seda tuge. Ja üks mõte selle toetajatega sama, et olla koos inimestega, kes on nagu samas kohas, kus sina või siis isegi natuke kaugemal. Hästi lihtne, soovid endale üürikortereid osta, et neid välja rentida. Ja sinu tutvusringkonnad on inimesed, kes seda on samuti tegemas, aga siis mõni, kes seda juba on sellisel tasemel teinud, nagu sina soovid teha. Ehk see toetus ja ma lihtsalt toongi siin välja siis erinevad, natuke nagu laiendan seda, et mida see tähendab, et me soovime enda ümber sarnase mõtlevaid inimesi. Siis mõned naised pidasid hästi oluliseks, et meie ümber oleks keegi, kes peegeldab meile. Ja kui sa seda sõna ei salli, siis võtame sõna, kes näitab meile, kui me oleme mingis mustris. Näiteks sa soovid alustada ettevõtlusega ja sa tood mingeid vabandusi, et ei saa teha, et naistel see ikka nii lihtsalt ei käi ja mul keegi peres pole enne teinud või mis iganes vabanduse sa tood. Ja siis sa justkui lähed nendest vabandustest läbi
aga siis sa leiad mingi uue vabanduse. See on ka mingi muster või sa soovid teha mingi valiku elus ja kuidagi käid mööda sama rada, siis teised inimesed seda paremini ju peegeldavad. Mõtle, kui tore on, kui keegi oskab sult küsida õige küsimuse, et kuule, äkki sa oled mingis mustris sees. Ja mis sellega on siis seotud, on see, et tugi, kuidas seda mustrit muuta. Ja üks naine ütles nii kihvtilt, et see on nagu elu muutev. Ma arvan, et see on pigem selline professionaalne abi. Issand, see kõlas nüüd nagu eriti tähtsalt, aga näiteks minul on oskus näha, kui inimene on mustris, see ei tähenda, et ma ise alati näen, et mina olen, kuigi järjest rohkem ma seda ka kogen. Aga et te teate, et teil kõigil on mõned sõbrannad, kes pidevalt näiteks vinguvad mingi asjale, ai jälle lapsega on nii, et ai jälle selle kaaslasega on nii, ai jälle töö juures on see. Ja tahaks nagu öelda, et kuule, sa oled juba mulle mõni aasta seda ütled, kas sa oled märganud, et iga kord juunikuus on sul sama häda? Ehk siis see on ka see tugi, mida me saame pakkuda. Seda muidugi teha hästi armastavalt, kaastundega. Minul on näiteks mitu klienti läbi selle jõudnud minuni, et sõbranna on öelnud, kuule, sa oled juba aastaid seda rääkinud, kas sa ise märkad, et seda nagu armastavalt öelda. Ja ma ütlen nüüd, kui sinule keegi seda ütleb, jälle sa saad ise algust teha, et võib-olla sa küsid, kuule, kui sa näed minu juures midagi, mille üle ma juba kuidagi pidevalt kurdan, see võib olla nädala kaupa, kuu kaupa, aasta ajaga seotud, et kas sa ütleks mulle seda? Et see on ka üks tugi, mida naised vajavad, mis on nagu välja tulnud. Ja ikkagi see toetus, see tuleb siin teie nendest kommentaaridest ka välja, et just see tugi, et grupp, kus saab kõigest rääkida. Et vahel ei saa rääkida oma mehele, oma lastele, oma vanematele, õele, vennale, kas või siis see üks inimene. Näiteks mina tunnen, et ja muidugi ei tea, võib-olla saa minu gruppides ka osad naised kõigest on ju rääkida, aga et jagada seda, mida võib-olla teistel ei julge rääkida, sest siis sa näed, et tegelikult ka teistel on sama probleem. See läheb umbes sinna kategooriasse, et kui sul sünnib laps, sa saad esimest korda emaks ja kuidas need titad on ju käituvad, kuidas nad söövad, nutavad ja siis näiteks see tita on 4-kuune, 5-kuune, sa lähed kuskile titade lauluringi ja siis sa vaatad, issand, teised sama vanad titad on samasugused. Ja sa saad aru nagu, et ei olegi ma midagi valesti teinud. Ehk see on täpselt seesama, et kui sa kuulud sarnase mõtteviisiga või sarnase mõtteviisiga, ütlesin juba, nagu eesmärgiga naiste gruppi ja julged nagu välja öelda, et mis sul on kitsaskoht. Ma mäletan, kunagi üks naine jagas, et ta ütles, et jaa, alustan nii suure hurraaga ja ma siis peatun, ma ei lähe sealt järsku enam edasi ja ma ei saa aru, mis mul viga on ja täitsa pisar tuli tal silma. Ja me peaaegu kõik koos seal nutsime, sest et kõik tundsid ennast ära. Ja siis ta nägi, et issand, tal ei olegi midagi viga. Sest meil kõigil, kes me tulime, jagasime, kui hästi meil mingid asjad lähevad, kui toredasti lähevad, ütlesime, et jaa, meil on ka tegelikult selliseid hetki. Ehk siis seda ausat ülestunnistuse kohta ja selliselt, et teised ei tee sind maha, ei hakka näpuga näitama, kuule, mis sest sa oled nii imelik. Et see usaldus saaks seal tekkida, mida seal ringis räägitakse, see sinna jääb. Ja muideks osadel sellistel juhtudel on mõned naised pärast ütelnud, et see ei olnudki mul pärast enam teema, et mul lihtsalt oli vaja seda väljendada. Ja teate, miks on vaja selliseid asju väljendada ja selline grupp või kas või see üks inimene? Sest kõik see, mida me tunneme, on energia. Ja kui me seda ei väljenda, et see on hästi oluline koht, väga loodan, et sa kuulad seda kohta hoolega. Kui me seda ei väljenda, siis jääb see energia meie sisse kinni. Ja see võib olla mingi tunne, kui sa hästi ausalt ütled, nagu justkui ka virised, aga pane tähele, et virise sellises kohas,
kus sind saadakse toetada, kui sa käid ringi kuskil seltskonnas ja virised kogu, kui halb su tervis on, keegi ei viitsi enam kuulata, mine virise arstile, ta annab sulle lahenduse. Kui sa tunned, et sul on abi vaja sellega, et sa alustada, aga ei lähe sellega edasi, mis mul see eelmine näide oli, tule minu gruppi, on ju, virise seal, me anname sulle lahenduse. Siis sellises kohas, kui naine selle seal välja ütleb, ja kindlasti kehtib see ka meeste puhul, siis tema sees vabaneb mingi energia. See saab tast läbi minna, ta näeb, et vau, ma ei peagi enam kartma seda välja öelda. Ja kui see energia saab liikuma, siis me võib-olla me ei peagi selle asja juurde tagasi tulema, sest me lubasime seda endal tunda, me lubasime seda endal välja öelda. Nii et sellepärast on need toetavad grupid tegelikult väga-väga olulised. Nii. Nüüd, mis on see varjupool? Mõni naine võib ka selliseid gruppe karta. Et näiteks ma arvan, see võib olla minu gruppide puhul olnud niimoodi. Mõni naine on selline õrn, aga grupp võib olla jõuline. Et ma lendan kohal, nii naised, lähme teeme, aga keegi vajab just hetkel natuke teistsugust suhtumist. Ma ise tunnen, et ma olen seda palju muutnud. Ma olen tegemas seda teistmoodi, aga see võib olla ka see täitsa õige koht, et miks osadel naistel mingid grupid ei sobi. Ja sellepärast on ka grupil ja grupil vahe, eks. Ma vaatan, et teil käib nagu hull suhtlus siin nii lahe, ma pärast kindlasti loen seda. Et sellepärast ongi vaja tutvuda sellega, kuhu gruppi sa lähed, mis seal toimub, kuidas seal toimub ja jällegi siis julged öelda, et mul võib-olla läheb natukene rohkem aega, et ennast väljendada. Ja need siis, kes on natuke minusugused rohkem, siis vahepeal suu kinni ja kuulata teisi ka, eks. Et ehk siis see saab olla see varjukülg seal, kui gruppi kuuluda. Nii. Ma korra vaatan. Aha, Viljer räägib, naised vajavad seda, mida neil parasjagu ei ole. Absoluutselt nõus. See on tihti niimoodi, eks, kellel on lokisjuuksed, tahavad sirgeid juukseid, kellel on sirgeid juuksed, tahavad lokisjuukseid ja nii edasi. See on lihtsalt selline väike pinnapealne näide. Aga ma arvan ja ma tahan uskuda, et järjest rohkem on naisi ja ma arvan, et minu ümber eriti palju, kes oskavad hinnata seda, mida neil on, olla sellest tänulikud ja mitte ajada enam seda taga, mida neil ei ole, vaid nagu teadlikult liikuda selles suunas, kui nad midagi teistsugust on ja soovivad. Nii et see on nagu päris hea tähelepanek. Nii, vaatame siis edasi. Tuleme sellise koha juurde nagu nähtavus. Mida siis naised, millist tuge nad veel vajavad? Naised vajavad tuge, et olla nähtavad. See on üks asi, millega mina olen ka kokku puutunud selle 7 aasta jooksul hästi palju. Keegi teeb väga ilusat käsitööd, kellelgi on head mõtted, kuidas emasi toetada, just väikelaste emasi, kellelgi on hea mõte, kuidas trenni teha, toitumist nagu juhendada, olla toitumisnõustaja, hea fotograaf ja neil puudub oskus ja julgus, eriti julgus olla nähtav. Ma ise tunnen, et ma olen kuidagi, minul on see hästi palju loomulikult tulnud, kui ma alustasin mentoriks olemisega, siis kohe olin ka nähtav, ma sain muidugi ka päris palju pahameelselt, mis mõttes sa just hakkasid mentoriks juba tuled ja kuulutad mulle nagu jaa, see on minu tee, nii ma kasvan. Kui nüüd Facebookis oleks alles need 7 aasta tagused laivid, Facebook kustutas kõik ära, see live jääb ka siia oleks üles 30 päevaks, seda kustutab ära. Ma arvan, ma laen sellest alla, panen YouTube üles selle, siis kunagi tore vaadata, kuidas ma rääkisin ja mismoodi ja mida ja siis minul kuidagi ei ole olnud sellega probleem, et olla nähtav. See kuidagi tuleb mul loomulikult. Aga on naisi, väga palju naisi, kes vajavad sellega toetust.
Ja see ei käi päris niimoodi, et viskan su vette ja hakka ujuma. Kuigi ma kunagi arvasin, et lihtsalt vajuta sinna see live nuppe läks, on ju. Aga ma ei kujutanud isegi ette, et see võib nagu täiesti paanikahoo tekitada, sest närvisüsteem ju ei tule sellega toime. Seal on täiesti kohe mingi stopp ja kaitse tuleb ette ja inimene sulgub ja sein tuleb ette ja ei, mitte midagi. Ei taha enam kunagi seda asja võib-olla teha siis ka, on ju. Ehk siis julgus olla nähtav, kui inimene teeb asja kirega, et ennast pakkuda, ennast kiita. Ja enda kiitmine ei tähenda ju seda, et ma olen parem kui sina. Ja ma arvan, et see on seal taga taustaks, et mis mõttes vaata, tema on palju kauem olnud mentor ja neid laive teinud, et ma tulen ja kiidan, et kui hästi mina teen või. Aga asi ei ole selles, et ma olen teistest parem. Näiteks praegu ma kajastan, kuidas ma käin iga päev vees. Ja ma teen seda lihtsalt sellepärast, et hoida järjepidevust, et ma teen selle story, ma natukene tegelikult katsetan, ma räägin 30. juunil, mis mul veel selle taga oli, et miks ma neid story'si tahtsin teha, kuidas ma vees käin ja et ma ise ei jätaks ühtegi päeva vahele. Ja ma jätkan sellega, ma käin iga päev vees kuni suve lõpuni kindlasti, võib-olla septembri ka. Ja lihtsalt ma enam ei tee story'si, sest natukene ma tunnen, et tüütu on ju seda teha, et ma tahan rohkem seda nautida, aga jälle peas on, mis story ma teen. Aga et ma teengi seda lihtsalt selleks, et nagu hoida järjepidevust, aga nüüd mul läks veidi mõttelõngist kaduma. Ehk julged ennast pakkuda ja ma olen saanud keegi rääkis mulle personaalselt siin Viljandis, nägin nagu silmast silma rääkis ja keegi mulle kirjutanud, et Kai, et ma olen terve talv käinud iga päev ujumas ja kas sa nüüd arvad, et sa oled parem või siis mul on nagu ei, ma ei arva, et ma olen parem. See, et mina seda räägin või ennast kiidan, mõtle minuga kaasa, kus sina ennast tahad on ju kiita. See, kui mina ennast kiidan, ei tee mind teistest paremaks. Aga kui inimene seda arvab, siis see tähendab, et tema on oma mõtteviisilt võrdluses teistega. See, et mina käin iga päev ujumas, ei tähenda, et siis keegi teine ei käi, et mina olen nüüd parem. Ei, see on lihtsalt minu tee. Mul ongi natuke nagu klapid peas, ma lihtsalt minu Instagram ja sotsiaalmeedia ise tean, mis seal teen on, ja meeldi ära vaata. Aga idee on see, et miks me ei julge siis ennast kiita. Sest et me näeme, et keegi teine teeb seda paremini, sest võib-olla ta on teinud seda kauem, tal tuleb paremini välja. Aga kui sina endast hästi ei arva, siis kuidas siis teised saavad sinust hästi arvata? Öeldakse ju nii, et kui ma ei arva, et ma olen ilus, tark ja osav, siis miks peaks minu kaaslane seda minu kohta arvama, minu sõbrad seda minu kohta arvama? See on ju minu arvates poolenisti manipuleerimine, kui ma teistelt hakkan välja pressima, et kiida nüüd mind, kiida mind. Ja see, kui ma arvan endast hästi, ma ei käi nina püsti, sest ma ei sunni teid, et te minust hästi arvaksite. Ja kui sina kiidad, kui hea fotograaf sa oled ja kui sina kiidad, et teised sind kiitsid ja sa ütled, et sul tuleb see hästi välja, siis see ei tähenda, et teised seda peavad arvama. Aga kui sa ei julge olla, on ju nähtav, siis kuidas saavad need inimesed, keda sina saaks aidata sind üldse leida? Ehk siis naised vajavad tuge sellega, et ennast kiita, ennast pakkuda. Ja selle tagamõte ei ole see, et sa oled teistest parem, vaid sa lihtsalt räägid endast, sa oled parem, kui sa olid eile või üleeile, on ju. Nii toredalt Kristina kirjutab, issand, mina olin ju ka sellises kohas, kaamera käima ja süda oli kurgus, jalad nagu süldid all. Harjutamine, kirg oma töö vastu, aga lahustavad selle hirmu ja sa oled, Kristina, nii ägedalt liikunud edasi, kuidas sa nüüd teed postitusi ja videos ja kõike äge, nii tore, et sa jagad seda. Ja see tegelikult on Kristinal tulnud suure toega, et ta on olnud grupis, kus teda on julgustatud, kus teda on ka kiidetud, ehk siis me kiidame teist, aga samas on see koht, et me ei jääks selle lõksu, et ma ei tee, kui mind ei kiideta. Tee ikka. Et me järjest rohkem saaksime jõuda enda sisse ja julgeda siis olla nähtavad. Nii, ma Kadi varsti vastan su küsimusele ka. Ehk siis on tuge, et julgeda ennast pakkuda.
Ja siin saab ju leppida kokku, näiteks mina näen, et minu väga paljud endised kliendid on ikkagi suhtlema jäänud, teineteist toetama jäänud. Eelmisel hooajal sain ma Viljandis iga kuu kokku naistega füüsiliselt, kohtusime Schloss-Vellini raamatukogus ja toetasime teineteist. Ja sina võid samamoodi sellise toetava grupi luua. Võib-olla on teid ainult seal 3-4 naist ja saage korra kuus kokku, helistage korra kuus, rääkige, mida te olete hästi teinud, kiitke teineteist. Et selleks ei pea just minema tasulisse mentorlusse. Aga tihti need grupid vajuvad ära, et nõndanimetatud elu tuleb peale. Aga see on üks moodus, kuidas siis saaks seda muuta. Issa, ma on 30 tundi siin juba rääkida. Okei, nii, lähme edasi. Ikkagi tuleb välja, on vaja inimesi, kes toetab. Ja siis tuli ka välja, et osadel on üldse, ehk siis me rääkisime täna naistega sellest, et kellel on ettevõtted tehtud, et kuidas olla rohkem nähtav ja kuidas minna sealt edasi. Siis me jõudsime sinna, et osadel on ka seda esimest sammu tegelikult väga raske astuda. Kuidas üldse teha ettevõtet? Et väga paljude naiste, kindlasti ka meeste, aga jälle tuletan meelde, täna siin räägin naise vaatenurgast, naiste kohta, on see ettevõtte tegemine juba mega suur väljakutse. Sest meie peas, kui öeldakse, et ma olen ettevõtja, mul on oma ettevõte juba, miljonid tulevad, kliendid tulevad, kõik tulevad uksest aknast, 24/7 teen tööd, rohkem ei ole enda jaoks aega. Nii suur asi, nüüd ma olen igal pool tabloodel, terve Eesti mind teab. Mis iganes kellegil pähe tuleb selle ettevõtlusega. Need arvatavasti olid minu need uskumused siis on ju, mis iganes on sinu uskumused. Siis tegelikult ettevõtte tegemine on, maksad riigilõivu, valid nime, teed selle ära kõik. Ja nii kaua, kui sa seda välja ei ütle, nii kaua keegi ei teagi, et sul on ettevõte, on ju. Nii kaua oledki see OÜ-taja seal, sa ei peagi tegema sealt OÜ alt midagi. Ehk siis naistel on vaja tegelikult tuge ka üldse seda esimest sammu astuda. Kui palju uskumusi on selle taga, on ju. Nüüd veel jagamisest. Mida ma tegelikult ka ütlesin, aga et ei julgeta jagada halba kogemust. Ma tegelikult just ennem sellest natuke ka rääkisin, et selline naiste ring oleks või naiste grupp siis, kus saab välja öelda ka selle asja, mis ei ole hästi läinud. Ja kindlasti on see üks asi, millega naised tuge vajavad. Et julgeda rääkida ka sellest, mis ei ole hästi läinud. Istusin eile õhtu otsa Netflixis, vaatasin 2 filmi ja sõin 3 šokolaadi ära. Ma pole üldse endaga rahul, aga lihtsalt ma nii tundsin, ma tahan seda teha. Kui sa selle välja ütled, keegi kallistab sind, keegi ütleb, tead, ma vahel teen seda sama ja sa võtad, okei, mul ei olegi midagi viga. Ehk siis see on see, mida meil on vaja. Ja jällegi, kas või üks sõbranna, kellele on ju seda rääkida. Ja hästi tore asi, mis tuli välja, julgus olla ehe naisena, julgus olla ehe sellisena, kes ma olen. Kas te arvate, et selle jaoks on tuge vaja? Miks me vahel ei taha minna kuskile seltskonda? Miks me ei taha vahel minna nädalavahetusel kellelegi külla või kellegagi üldse kokku saada? Sest me oleme terve nädal tööl, kandnud seda tubli inimese maski, ja ma teen ja ma olen. Ja siis on see nädalavahetus käes ja sa lihtsalt tahad olla, sa ei taha minna sinna kellegiga kokku saama. Sest sul on mingi kuvand seal tekkinud. Ja asi pole mitte selles, et sa hullult käid seal maskiga, vaid sa oled harjunud teatud inimeste ees kuidagi olema. Nagu Kati Torim räägib, meil on 3 mina. See mina, mida me näitame avalikkusele, see mina, mida näevad meie lähedased ja see mina, kes me oleme üksi kodus olles. Ja tegelikult on ju eesmärk, et need minad oleks võimalikult sarnased. Loomulikult, kui ma vahel olen üksi kodus ja olen söönud näiteks palju maasikaid või viinamarje ja siis ma tahan siin puuksutada, siis ma ei lähe tegema seda kuskil avalikult, eks. Meil kõigil võib see koht olla. Või ma otsustan näiteks, et minu kuvand on alati, et mul on juuksed sätitud, mul on kõrarõngad ja huuled on värvitud.
See ei tähenda, et see on mask, ma lihtsalt teen selle otsuse, et nii ma soovin endast näidata. Aga see ei tähenda, et ma võiks vahel lihtsalt panna kleiti öösärgi peale, käia poes ja tuua ära see piim, et saada hommikul lastele pannkooke teheks. Ehk siis, et ma ei takistaks ennast sellega, et ma ei saa nüüd olla see mina seal kuskil ja kui tuleb ka avalikus kohas see puuk, siis mis teha on ja me kõik oleme inimesed, äkki ma sõingi midagi, mis on halvaks läinud ja mul on kõht lahti minemas. et julged olla sina ise ja teate, see ehe ei tähenda see, et nüüd ma lähen ja nutan seal teiste ees ja kurdan. Ma olen teinud vahel siin laive, kus ma olen väga nukker. Inimesed ei viitsi neid vaadata. Ja ehedus tähendab seda, et julgeda väljendada enda soove. Ja siin tuleb nüüd see sõna mul mängu nagu mitte ennast hüljates. Ja see hülgamine ei tähenda seda, et ma nüüd hambad ristis ja mina tahan nii, nüüd see peab olema nii. Teate, kui paljud naised hülgavad ennast, ignoreerides oma tundeid, mitte lubades endal tunda kurbust, ärevust, arvates, et midagi on valesti. Kas oled mõelnud kunagi, et see võib ka olla enese hülgamine? Sest see on osa sinust. Jah, me räägime, et mul on tunded. Ma ei ole oma tunded. Aga kui need tunded mul tulevad, siis need on osa minust. Ja kui ma need maha surun, siis ma hülgan ühe osa endast. Ja teate, kui huvitav on? Näiteks ma üleeile, või oli see 3 päeva tagasi, ma lihtsalt karjusin siin samas, olin põrandal, sest ma olin nii vihane. Ma olin enda peale nii vihane. Aga ma tegin seda niimoodi, et ma hoidsin endale ruumi ja lubasin sellel vihal välja tulla. Mitte seda viha ei tundnud ma selle koha pealt, et ma nüüd loon selle vihaga, vaid ma tundsin, see on minu sees, mul on vaja seda väljendada. Ja et see on täpselt see, mis ma enne ütlesin, see on energia, mis on meil vaja panna liikuma. Ja see tuli minu seest välja. Ja ma sain ka aru nii täpselt, miks ma vahel lihtsalt olen nii kuri teiste peale. No, kõige lähedastema peale tavaliselt. Ja see on jumala okei olla kuri, aga mitte elada seda teiste peale välja, vaid leida see koht öelda, et ma olen kuri ja väljendada seda. Ja see võib-olla kestab ainult 2 minutit. Aga teate, miks on oluline neid tundeid endale tunnistada, neid aktsepteerida. Paljud kasutavad sõna tundeid lõpuni tundma. Ja ma olen sellest aru saanud ja ma olen nüüd kasutanud oma sõna endal lubada tundeid tundma. Sest ma ei saa ju lõpuni tunda. Võib-olla on jah tõesti nii, et ma elu sees võib-olla 2 aasta pärast luban endal kuri olla, mis hetkel iganes kurjus tahab kuidagi see kuri tunne tulla, luban endal olla, võib-olla 2 aasta pärast seda enam ei tule, võib-olla tõesti. Aga need tunded ikka tulevad, aga ma väljendan seda, sest energia liigub. Ja armas naine, kas sa tead, mis saab siis? Siis sa lõpetad enda hülgamise. Ja siis sa saad hakata looma. Sest siis sa saad olla ühenduses loojaga, Jumalaga, selle lõputu intelligentsiga, teadvusega, kes me tegelikult oleme. Mulle meeldib hästi, kuidas Arvo Pärt ütleb, et tema ei kirjuta seda muusikat. Jumal teeb seda. Jumal lihtsalt väljendab ennast läbi tema. Aga sina oled ka tulnud siia selleks, et midagi läbi sinu siia maailma sünniks. Aga kui me hoiame need tunded vaka all ja hülgame ennast, siis ei saa see tulla läbi sinu. Ja see on see üks asi, mida ma nüüd aitan naistel grupis teha, mida ma veel aasta tagasi ei teinud. See on jõudnud minuni alates sügisest, nüüd talvel ja nüüd veel viimase 2 nädalaga. Miks me oleme ennast nii palju hüljanud? Sest meie sees on väga suur killustatus. Me oleme hakanud midagi endast arvama ja siis tahtnud seda muuta. Aga tegelikult kõigepealt tuleb seda aktsepteerida. Täies usalduses. Et kui sa lubad, võtan enda puhul, luban endal olla kuri ja vihane, mis on see, mis lapsena ma kõik alla surusin. Ja saades aru, kui palju mul neid tundeid on. Kirjutasin üks päev üles, et
ma olen nagu nii suure energiaga naine, järelikult on neid tundeid ka nii palju. Neid on nii palju, võib-olla iga päev ma korraks kogen seda ärevust või kurjust või viha. Aga mõtle, kui ma luban seda endal tunda korraks. See kestab mingi 1 või 2 minutit, aga kui ma kogu seda alla surun, siis ta istub siin taga kuklas, mul nii, ma ei tohi kuri olla, ma ei tohi kuri olla. Ja siis ta ilmub kõige ebasobivamal hetkel. Ehk ikka on see automaatsus, on ju. Ja kui huvitav see on endal lubada tundeid tunda, aktsepteerida seda osa ka endas, sest see oled ka sina. Ja kui sa seda aktsepteerid, siis saab see tunne minna sinust läbi, energia liigub ja siis sa saad näha, kes sa tegelikult oled. Sest siis sa hakkad looma. Nii. Millega veel naised abi vajavad? Kuidas olla enesekindlam? Siin pakun sellise meetodi välja, et sa ütledki, et ma olen enesekindel naine. Ja mis asjas sa oled siis enesekindel? Ma olen enesekindel toidu tegemises, ma teen hästi süüa. Ma olen väga hea fotograaf. Ehk sa ütled selle asja välja, milles sa oled enesekindel ja kasvatad seda enesekindlust järk-järgult. Järk-järgult muutun enesekindlamaks. Kui ma seda asja teen, ma tunnen ennast paremini, mugavamalt, ma harjutan, ma treenin ennast. Siis sa ju saad enesekindlamaks, aga kui sa juba eos ütled, ma olen nii ebakindel, ma ei tule see välja, ma ei saa, siis sa isegi ei hakka ju seda tegema. Kui ma siin harjutasin mõned talved tagasi lumelauda sõitma, sain aru, et see pole minu jaoks. Ma enam ei sõida lumelauda, sõidan ikkagi mäesuuska. Aga nii kihvtilt ütles mulle poeg, kui me olime Kuutsemäel ja ma ei saanud ise mäest üles, et selline tõstuk, et paned see pepu alla, üks on ühel pool, teine teisel pool ja üksi ma sellega ei saanud, me pidime alati vastastikku minema. Siis me jõudsime üles mäkke ja siis mu poeg ütleb, nii tore ema on näha, et sina ka mõnda asja ei oska. Ma olen nagu, vau, väga palju asju, mida ma ei oska. Ja lapsed ju idealiseerivad meid, on ju. Nii et julgeme neile näidata, et me ei oska kõike. Aga kui me väga tahame ja meil on see soov, siis me harjutame ja siis me saame saada selles paremaks. Ja milline eeskuju see lastel on? Ma arvan, et sa saad aru. Naised vajavad abi ka selles, et negatiivset muuta positiivseks. Sest üks loodusseadus on, et kõigel on vastand. Järelikult, kui on midagi väga halba, siis on ka midagi väga head. Kui sa oled ennast treeninud nägema negatiivset, see on nii raske näha seda positiivset, aga seda on võimalik treenida. Enamus minu mentorluskohtumisi Zoomis algavad sellega, et too välja, mis sul sellel nädalal läks hästi. Me treenime nägema, mis on head. Ma võin sulle praegu 100 jama tuua, mis ma näen. Sinna mul jäi see asi taha taustaks, siis mul on, siit läksid juuksed ikkagi imelikuks. Ei ole see mikrofon hästi. Aga ma näen, et kui ilus lill mul siin on nii kihvt, et need õhupallid jäid sinna taha, teine lill, siin nii ilus kassipilt. Väga ilusad huuleläige mul. Treenime nägema, mis on head. Ja see ei tähenda, et ma ei saaks näha, mida saab paremini teha. Paljud ei julge seda on ju näha, treenida enda head nägema, sest nad siis arvavad, et nad selle jama nagu paned sinna vaiba alla, et pole vaja näha. Aga ma saan aru, okei, mul jäi see mingi blender sinna taha. Et põhjus, miks see seal on ja võib-olla te poleks märgati, ma poleks öelnud, aga järgmine kord ma tean, ma tõstan sellega ära. Kas ma nüüd pean enda peale sellepärast 2 päeva pahane olema? Ma arvan, et mitte. Nii et naised vajavad tuge, et negatiivset pöörata positiivseks. Ja jällegi, selline mõte sulle. Võib-olla sina oled üks see naine, kes aitab kellelgi seda teha. Sa võid ilusti küsida, et kuule, ma näen, et see asi sind häirib. See juba mõnda aega sind häirib, et sa oled kuidagi nii negatiivne selle koha pealt, et kas sa tahaksid tuge näha, mis on selle hea pool? Kui ta ütleb ei, siis ei. Aga võib-olla see paneb ta mõtlema, et okei, kas sellel saab mingi hea pool ka olla või? Ja saab. Sest nii on maailm loodud. Kui meil ei oleks seda negatiivsust, siis me ei saaks ju näha positiivset. Ja kui on mingi probleem, siis see on ju selleks, et meie kasv toimuks. Et meie õpiks midagi uut iseenda kohta. Nii. Naised vajavad tuge ka sellega, et nad ei oleks nii ennast ohverdavad. See tähendabki seda, et kui me elame hästi palju lastele, me elame meestele, oma tööle, siis kuhu jääd seal sina?
Naised vajavad abi, et vastu võtta, et abi küsida. Vaat need asjad mulle täna tulid, ma nagu vau, kui võimas. Kui paljud naised ei julge abi küsida, abi vastu võtta. Sul on täna nii ilusad kõrvarõngad, aga mis sa nüüd, need on juba nii vanad ja näe siit nii kulunud. Lihtsalt ütle aitäh. Mis asja on ju? Ja abi küsida. Mul on üks näide, kui ma olin teist korda lapseisast lahku läinud ja äkki olid seal jõulud tulemas ja oli see pandeemia aeg ja järsku oli kiire, sest jälle mingid, ma ei tea, et kool peab varem kinni panema, kõigil 3 lapsel järsku juba järgmiseks päevaks jõulukinke, neid loosipakke vaja. Lapsed on minu juures ja mõtlesin, issand, mul on just töö, mingid asjad olid, mingid Zoomid või mingid kohtumised ja mõtlesin, issand, kuidas ma saan? Noh, ma ei saa ööuna arvelt ja mul nagu tuli nutumaik suhu ja siis ma olen nagu, kui lastel on isa ka, äkki ma lihtsalt helistan talle. Ja ma helistasin. Ma ei tea, võib-olla ta oli ära või oligi laste kord minu juures olla, ma ei mäleta, mis seal oli ja ma helistasin talle, ütlesin, tead, mul on nüüd natuke abi vaja. Et mul on see ja see, mitte et ma kurdaks, et aga mul on vaja abi, et ma ei jõua kõike üksi teha. Tead, mis ta ütles muidugi, kuidas ma saan toetada. Ja mingid asjad läks tema poest ostis ja tõi ja tegi pakid valmis või mis iganes seal oli. Ja mäletan, kuidas ma hingasin kergendanud ja mõtlesin, issand, nii lihtne tegelikult oligi või. Miks me ei julge abi küsida? Sest me kardame näida nõrgana. Aga mis siis, kui see on hoopis tugevus, et ma olen endaga kontaktis ja saan aru, et see asi käib mul natuke üle jõu, palun aita mind. Tobe on ju kurta pärast. Näe, kõik asjad tulid korraga, lapse isa isegi ei pakkunud abi, ja siis käiemegi 3 kuud ja vinguda. Aga mis ma siis oleks saanud teha? Äkki ma võtan telefoni ja väljendan ennast. Teised ei ole mõtete lugejad. Nii et naised vajavad abi küsimisega. Seega väljenda enda soove selgemini. Ja julge küsida abi. Ja märka võib-olla ka, kui teine naine vajab abi. Ja alati saab küsida, kas sa praegu vajaksid selles asjas tuge? Nii lihtne see ongi. Nii, mis mul siin veel on? Eelarvamused tulid ka, et naised vajavad tuge eelarvamustest vabaks saades, et kui keegi ütleb komplimente, siis miks me ei võta seda vastu, sest meil on eelarvamus, mis ta nüüd siin tahab ja niikuinii ta tegelikult seda ei arva, ta ütleb minu jaoks. Ehk siis kõik need asjad, mis sind võib-olla praegu sa kuulad, sind trigerdavad või ka sinul eelarvamus tekib, siis sa saad teada, mis uskumus sul tegelikult on. Mis siis, kui see inimene tegelikult siiralt seda mõtleb, on ju. Mis on minu selle laivi tagamõte? Lihtsalt, et jagada. Lihtsalt, et näidata. Loomulikult ma kutsun selle laivi lõpus ka sind oma mastermind gruppi. Sest et kus ma siin, minu arvates ma ikka pean selle välja ütlema. Võib-olla see tuleks selle peale, et Kail mingi grupp algab. Aga see ei tähenda, et see jutt, mis ma siin jagan, kuidagi mööda külge maha jookseks, eks. Lihtsalt, et sa teaksid. Siis naised vajavad tuge sellega, et nad ei oleks enda suhtes nii kriitilised. Siia alla tuleb kindlasti ka keha. Siia alla tuleb kindlasti see, et kas ma, perfektsionism, kas ma ikka teen piisavalt hästi. Ja siin me saame teineteist väga toetada. Siin on kindlasti see klausel, et ise peab ka endaga tööd tegema. Et mitte olla liiga kriitiline, et me ei saa jääda ainult välisele lootma, eks. Sest väline ju peegeldab ikkagi sinu enda sisemust ja kui sa arvad, et sa pole piisavalt ja jälle tegid valesti ja jälle mul midagi viga, siis ikka sa satud nende inimestega kokku, kes seda sulle peegeldavad ja ütlevad. Sest asi polegi selles, et sina lood neid inimesi enda ellu. Lihtsalt kui keegi tuleb ja ütleb, et kuule jälle sa nagu selle asja tegid valesti, siis sina annad sellele tähenduse, sellise tähenduse. Kunagi üks meesterahvas ütles mulle, et kas sa arvad, et sa oled nii võimas, et sa sellise inimese enda ellu lõid, kes näitas sulle sinu mustrit. Ma ütlesin ei. Ütlesin jaa. See inimene lihtsalt käitus nii ja kuna minul on selline uskumus, siis mina tema käitumisele andsin sellise tähenduse. Sest ma ei saagi teistsugust tähendust ju anda, kui minu uskumus on mulle fakt, eks. Nii et kui sa vajad tuge, et sa ei oleks nii kriitiline, siis mõtlen, mis ma sulle siin selle peale ütlen. Ega ma tegelikult ei tulnudki seda laivi otseselt tegema lahendusi pakkuma, samas ma kuidagi tunnen,
et ma võin ju siin loetleda, millega naised tuge vajavad, aga mis me selle loeteluga peale hakkame, on ju. Nii et kui sa tunned, et sa oled enda suhtes liiga kriitiline, siis mida sa saad teha? Kirjuta see kõik ülesse. Ma olen liiga paks, ma olen liiga peenike, ma ei oska süüa teha, mu tuba on segamini, ma olen halb ema, ma jälle unustasin, ma ei tea, lapse sünnipäeva mingi tordi tellida. Kirjuta need asjad kõik ülesse ja pööra need teistpidiseks, mida ma soovitan teha, teed vihiku paberi keskelt pooleks, tõmbad joone ühele poole kõik see, milles sa oled enda suhtes kriitiline ja teise poole lihtsalt mehaaniliselt pöörad teistpidi. Ma olen väga hea ema. Isegi kui ma vahel unustan selle tordi tellida, siis ma hoolin oma lastest väga, et sa ise mehaaniliselt pöörad teistpidi. Julgus olla sina ise, teada, kes see sina ise oled, et naine vajab sellega ka tuge. Kas oled nõus? Natuke sellest juba rääkisime ka. Ja siis tuli üks hästi huvitav mõte. Paljud naised ei tea, mida nad tahavad. See on, ma arvan, see läheb siia kategooriasse, mida siin kommenteeris, issand, mis ta nimi oli, kas Viljar või? Naised tahavad seda, mida neil ei ole. Naine tahab siis seda, mida tal ei ole. Kui ta tegelikult ei tea, mida ta tahab. Ehk siis naised vajavad tuge sellega, et teada saada, mida nad tahavad. Ma arvan, sealt tuleb üks mega suur vingumine, sest ma ei tea isegi. Ja siis me tõime seal täna grupis näite, et ütled mehele, et too mulle siis poest midagi head. Mees otsab, oo jaa, suitsuvorst toob. Naine viskab teda, mida sa tood, ma tahtsin, sa tood midagi head. Ütle siis talle, mis see hea on. Vali mingi jäätis ja šokolaad. No. Midagigi on ju. Kui me ei tea, mida me tahame, siis kuidas me saame seda saada. Ja mul ikka meeldib see restorani näide. Lähed restorani, vaatad menüüd. Seda ma ei taha. Paned menüü ära, naeratad teenindajale. Teenindaja vaatab siin natuke. Okei, läheb minema. Mida ta toob sulle? Äärmisel või heal juhul mitte midagi. Halvimal juhul midagi, mis sa nimetasid ja mõtleb, et seda sa tahad, sest sa nimetasid seda. Siis ta toob mingi roa, mida sa tegelikult üldse ei taha. Tada! Ehk siis naised, tundub, et me vajame tuge sellega, et teada saada, mida me tahame. Ja palun tee siis vahet, kui sa virised või sa oled rahulolematu, et võib-olla selle taga peitub see, et sa tegelikult ei tea, mida sa tahad. Ja siis tasub küll tegelikult seda tuge otsida. Ja ma arvan, et see kõik, mida ma täna räägin, et millega naised tuge vajad, kui sa märkad, et sina siin millegagi tuge vajad, siis tunnista seda endale ja leia viis, kust saada siis seda tuge. Sest kõige lihtsam on lihtsalt jääda üksi istuma. Ma arvan, et minu tugevus ongi see, et ma alati olen seda tuge leidnud. Ma arvan, et pärast 3. lapse sündi oli mul väga keeruline. Ma mäletan, ma istusin kodus, vahtisin seal Grey Anatoomiat, juuksed olid pesemata. See ei juhtunud mul esimese lapsega, teisega, 3. juhtus see. Laste isa käis palju tööl teises linnas ja tundsin, kui keeruline oli, aga siis ühel hetkel ma lihtsalt mõtlesin, okei, aitab. Ehk siis meil oli mingil hetkel 3 lapsehoidjat. Mitte nad korraga ei käinud, kui üks ei saanud tulla, teine ei saanud, 3. ikka sai, on ju. Et ma alati orgunnisin, lähme nüüd teatrisse või lähme nüüd sinna kohta. See ei tähenda, et me hullult palju käisime, aga ma tunnen, et minu sees on see tugevus seda tuge siis küsida. Ma vahel jään sinna istuma, haletsema, kui vaja tuleb ka seda teha, aga sellega pole midagi valesti. Aga et teil oleks see seesmine tugevus, et seda abi küsida ja et me ei laskuks sellesse kohta, et me valetame endale nendel hetkedel kuus. Mäletate, naistel on kuutsükkel, kui meil on nagu kõik hästi, et tegelikult ei olegi vaja. Äkki just sellel hetkel on mõnusam minna seda tuge küsida, sest sa tead, et võib-olla nädala aja pärast on sul nii suur madalseis. Lihtsalt, et sul see ringiratast käimine saaks hakata muutuma. Ja väga palju elatakse harjumuses, mugavustsoonis, ei julgeta ära tulla, edasi liikuda. Ja ma ei räägi, et sa pead selle pärast suhtest ära tulema. Väga paljud naised ei julge üldse enesearengusse minna, sest nad näevad, et suhted lagunevad. Mina olen ka ju näide, et tuli ju lahutus, kui ma läksin süsteemsesse enesearengusse.
Aga mina arvan, et seda ei pea kartma, sest et ma näen ka nii palju näiteid, kus suhted ja abielud on saanud toimima, sest naine on läinud enesearengusse. Naised lihtsalt on selle koha pealt, nad soovivad rohkem endasse vaadata, nad nagu julgevad rohkem. Mõnele mehele on see eneseareng täiesti vastu näidustatud, sest ta ütleb, mul on ju kõik hästi, eks. Aga naine saab oma naiseliku tarkusega tuua seda osa ka oma suhtesse tegelikult. Sest et enesearengusse mineku mõte ei ole see, et mul on ju midagi viga. Mitte kellelgi ei olegi midagi viga, kõigil on kõik hästi, kõik on siin ja praegu olemas. Lihtsalt hakata seda nägema, sest me ise oleme andnud endale tähenduse, et meil on midagi halvasti ja valesti. Nii, ja see viimane asi, et ollakse kõige vastane. Ka see on see, millega on naistel tuge vaja. Et minul küll seda pole, mina küll seda ei taha, ei mul küll sellega tuge vaja pole. Ja kui mõni siin on kuulamas, siis ta võib-olla ongi ammu selle laivi kinni, sest see ka ei räägi, mul niisugust asja küll pole. Ja siis läheb tegelikult, elab mugavustsoonis edasi või viriseb, on ju. Ja see ei tähenda, et mugavustsoonis ei võiks elada. Aga küsimus on selles, kui sa lähed õhtul magama päeva lõpuks, kas sul on hea tunne? Kas sa armastad iseennast? Kas sa fännad iseennast? Kas sulle meeldib olla sina? Kui sa tänaval kõnnid ja sa jalutad endale vastu, kas sulle meeldib see naine? Võib-olla siis saab midagi teisiti teha. Sest me olemegi siin elus ju selleks, et kasvada, areneda, kogeda, teha asju teisiti. Ära hülga enda armas naine, aktsepteeri ennast. Et siis sa tegelikult jõuadki selleni, mis on see sinu tee. Me ei pea käima ja otsima, mis on minu tee, mida mulle meeldib teha, mida ma tahan teha. Tuleb lihtsalt lõpetada see seesmine killustatus. Ja see seesmine killustatus on segadus. Kui me saame jälile sellele, mis see killustatus on, kust see tuleb, siis me saame minna ühendusse. Me saame, mis see sõna veel on, jah, olla ühenduses iseendaga. Nii, vaatan korra, mis te kirjutasite. Ja Merei küsib, et milles mehed tuge vajavad. Seda peaks mõnda meest kutsuma siia rääkima, milles mehed tuge vajavad. Võib-olla mõni mees kuuleb seda ka ja siis ta saab ka naisele seda tuge pakkuda. Ja mehed on ju ka tegelikult väga õrnad. Ja üks tark naine teab seda ja pakub oma mehele ka tuge. Ma arvan, et see on üks äge suhe, kui see nii toimib. Ja näe, kui tore Kristina kirjutab, et lähen magama ootusega, et hommik juba tuleks. Elu on lihtsalt nii äge. Absoluutselt. Ja kes nüüd tunneb, et tema soovib ka mingit tuge, siis kirjuta mulle. Kirjuta kas siia samasse alla, kirjuta mulle Messengeri. Vaatame, kuidas ma saaks sulle tuge pakkuda. Sest mul on nüüd algamas Mastermind grupp, see on mõeldud ettevõtjatele, naistele. Hetkel on seal 6 naist. Üks veel mõtleb, aga tegelikult põhimõtteliselt ma saan 3 veel juurde võtta. Et 10 võtta maksimum, et teha teiega ka 1-1 kõned. Ja ma näen seda, et kui naine soovib oma ettevõtlust käima saada, olla rohkem nähtav, luua sissetulekut, siis tegelikult hakkame me rääkima sellest, mida ta üldse endast kui naisest arvab ja kus ta endale on piiranguid pannud. Sest see on vaja tuua nähtavale, seda aktsepteerida ja siis hakkavad imed juhtuma. Ja Meri ütleb ka, et kui naine on ühenduses, siis endaga suudab ta hulga paremini olla ühenduses ka teistega. Nii ongi, jaa, täiega. Ja 1-1 mentorlust pakun samuti. Ja kui ma nüüd näen, et väga palju tuleb siin naisi kokku, siis teeme ühe suurema grupiga kursusega, et oota Kai, kuidas ma saan jälile, mis see killustatus mu sees on ja kuidas ma saan olla endaga ühenduses. Ja see sõna on isegi siduvuses iseenda sisemusega, enda väega. Sest kui sa oma tundeid aktsepteerid ja lubad endal neid tunda,
siis sealt algabki loomine. Siis sinu energiasõlmed kehas lõpevad ära. Ei, ma ei tee seda energiatööd sinuga, seda saab teha teistmoodi. Siis hakkab loomine, sest sa oled ühenduses selle lõputu intelligentsiga, mis kõik selle siin on loonud, mida sa näed. Aitäh, kes te olite siin kuulamas. Tund aega läks kiiresti. Soovin sulle hästi toredat juunikuu lõppu ja 2026. aasta suve. Vaata endale ausalt otsa. Milliseks kujuneb su sügis? Kas täpselt samamoodi nagu iga aasta või võiks olla midagi seekord teisiti? Kui on aeg, siis kirjuta mulle. Ja veel, kes järgi kuulavad, siis kindlasti kirjutage siia alla kommentaare, nii tore oleks nagu kuulda, mida teie sellest arvate, et mida siis need naised kõige rohkem vajavad, millega nad tuge vajavad. Mingid asjad tõime nüüd siia nähtavale. Nii et naine, armasta ennast. Ära võrdle ennast teistega. Julge ennast kiita. Julge olla nähtav. Sind on maailmale vaja just sellisena, nagu sa oled. Ja usu mind, ma praegu maadlen kohati sellega, kuidas ma olen vajalik, kui ma enam ei ole emana sellisel kujul vajalik. Nii et see on üks teekond. Ei ole nii, et ma olen mentor ja mul on kõik teada välja kalkuleeritud. See live andis ka mulle väga palju. Et ma olen see mentor, kes on, mulle meeldib see sõna, nagu läbipaistev, kes on mentorlusest teavad, kui mul on rahaga mingid teemad, lastega, meil kõigil on. Lihtsalt ma tunnen, et see, mida ma tulin jagama, ongi midagi sellist, mis tuleb läbi minu, mida ma toon siia päevavalgele. Vaatame, kuhu see siis edasi viib. Aitäh sulle, Kristina. Sina oled ka imeline mentor ja tugi. Ma olen nii palju häid sõnu sinu kohta kuulnud. Kes siis tundis kehas mingit nõksatust või tundis ära, et see asi mind kõnetab, kirjuta mulle julgelt. Vaatame, kuhu see vestlus siis viib. Ja meeldetuletused on ka head. Tšau teile.